oled sa noor, seiklusimeline ja aktiivne inimene, siis kindlasti otsid sa endale linnamaasturit. Oled sa keskealine, elust nördinud ja natuke elu mõtet taga otsiv inimene, siis kindlasti otsid sa endale linnamaasturit. Ja kui sa oled juba vanem inimene, kes on oma elu väärikalt elanud ja tahaks nüüd siis ka väärikalt selle mäele ära lükata ja elule tagasi vaatata vaikselt, siis kindlasti ka sina otsid endale linnamaasturit. Ja sellepärast ongi tulnud Mercedes-Benz välja GLA ehk A-klassi luukpära siis teise maasturi versiooniga ehk siis teise põlvkonnaga. Ja see uus versioon näeb välja palju maastusuutlikum kui varem. Tal on jalaviipega avatav pakiruum, istmesoojenduse jahutus ja multimeediasüsteem. Uut ekraan, siis hääljuhtimine aitab sind pea igal sinu soovile, kuid isiklike muredega pole võib-olla ikkagi mõtet sinna poole pöörduda, ehk selleks tuleb ikka jätkuvalt Siri võtta appi. M-Boxi ühendav siis graafilised navijuhised reaalaja pildiga, ehk siis seal ekraani peal, mis autos on tavaliselt need navijuhised, aga pole siis mingit noolt, kus näitab, kuhu sõita, vaid on täiesti reaalajas pilt, kuidas sa sõidad ja kuhu sa lähed, mis on palju parem, sest nii sa oskad palju paremini orienteerida, kui sa näed reaalajas pilti videona, mis toimub ja siis samas need juhiseid ka ja sisu näeb talle ka väga kihvt välja. Seal on kliimasüsteem, mis siis reguleerib vastavalt siis ka ilmale siis oma neid olusid ja jätab ka meeldima sinu ja su kaasreisija eelistused, eeldusel, et sul on alati ikka üks kaasreisija nagu inimestel elus olema peab ja istmed ka kohanduvad siis vastavalt vajadusele ja samuti on olemas ka roolisoojendus. Ja aktiivne pikivahe siis abi endal olemas ja liiklusmärkide tuvastus muidugi ja pidurdusabi on olemas ja see pidurdab ka siis, kui sa pidurdad natuke liiga nõrgalt ja auto pidurdab siis natuke rohkem ja hoiab sind kõigest väest elu ja tervise juures. Ja 360 kraadi kaamera on olemas, et sa saaksid hästi ära parkida ennast ja ka täis LED esituled, mis siis on ka väikesema energiavajadusega. Ja samuti Apple CarPlay ja Android autoga olemas ja juhtmevaba telefonilaadja, mis kõlbab siis igale telefonitüübile, mudelile ja margile, et ei ole vahet, mis mudeli mark on. Kui sa nüüd mõtled, et viskan nüüd oma selle Nokia 2001. aasta nuppudega telefoni sinna peale, millel võib-olla antenn on juba kuidagi kokku teibitud, siis ja loodad, et hakkab laadima, siis ilmselt ta ei hakka ja ka selle murega ei ole mõtet pöörduda Mersu esindusse ja raha tagasi nõuda. Nii et paraku nii see ei ole ja kõige ikkagi puhul see ei tööta, aga Android auto ja Apple CarPlay endal olemas täiesti. Ja mootori valikus on tal olemas siis mootorid nagu näiteks GLA 180, millest ka ta valik algab, kuid see ei ole 1,8 liitrine mootor ammugi enam mitte, see on 1,3 liitrine mootor, millel 85 kilovatti, see on diiselmootor, see on GLA 200, see on siis saadaval 120 kilovatisena, millel on 163 hobujõudu, 7-käigulise topeltsiduriga automaatkäigukastiga on see ja 6,8 siis liitrit 100 keskmine kütusekulu, mis on siis uue selle näitaja järgi ja vana näitaja järgi on siis 5,8. Ja see on siis bensiini olemas, on veel 200 siis ehk siis 1,3 liitrine mootor, veel 200 siis veel olemas 110 kilovatisena ja 100 kilovatisena see 200 siis tähisega mootor. Ja siis on olemas 2-liitrine mootor, mille täiseks on 250, millest võiks juba mõelda, et äkki see on juba V6, aga ei ole, see on 2-liitrine, selle on 165 kilovatti või 225 kilovatti või kui sa tahad ikka eriti head autot, siis on ka olemas 315 kilovatti ja see on bensiin ja hinnad algavad 37 000 eurost ja see hind on küll natukene võib ahvatlev, tundub, et 37 tonni, et ei olegi väga palju, kuid paraku on sellega ikkagi niimoodi, et see keegi ostab selle alghinnaga selle GLA on sama suur tõenäosus, et selle ostab mõni siis lillapäine 10 kilo kaalu 90-aastane meesterahvas, sest et enam-vähem see niimoodi on.
ja noh, pigem lipab see hind seal kiiresti üles ja siis juba tuleb mängu GLB siis, mis on Mercedese siis suurem linnamaastur, mis alles hiljuti välja tuli ja ka endale arusaamatul põhjusel sõidad sa varsti Mersu esindusest hoopis G-klassiga välja, kuigi tulid GLA-d ostmast, et hind läheb aina üles ja lõpuks saadki juba G-klassi kätte ja ise ka aru ei saa, kus see raha su rahakotist leiti, aga nii see võib juhtuda. Nii et tõepoolest hind on tal küll algab madalalt, kuid läheb hästi kiiresti GLB hinnani välja ja sealt juba GLC hinnani välja. Ja mõnes mõttes võib ka tekkida siis küsimus, et milleks seda GLA-d üldse vaja on, kui natuke enam-vähem sama raha eest saab juba suurem auto. Aga noh, kõiki autosid on vaja, sest kõigile autole leidub oma peremees. Selline oli selle nädalane Nice Luxury proovisõit, kohtume teiega juba nädala pärast.